Tere tulemast kuulama podcasti Müüdid ja muinasjutud. Mina olen Helina Välb ning viin teid igal reedel erinevatesse maailma paikadesse, et tuua teieni sealseid muinasjutte, legende ja müüte. Head kuulamist! Täna jutustan sulle ühe väga kuulsa muinasjutu, mille autor on veelgi kuulsam. Muinasjutt ise on siis Mets Luiged ja autoriks muidugi legendaarne Taani lastekirjanik Hans Christian Andersen, kelle sulest on ilmunud üle 200 muinasjutu ja üle 1000 luuletuse ning lisaks veel ka reisikirju, romaane, näidendeid. Ja tema teosed on siis tõlgitud ligi 125 keelde, ehk siis ta on tõesti väga populaarne. Ja tema sünnipäeval tähistatakse siis rahvusvahelist lasteraamatupäeva ja seda juba alates 1967. aastast. Samuti on Hans Christian Andersen oma sellise teeneka lastekirjaniku karjääri tõttu, tema nimeline on siis ka tänapäeval rahvusvaheline lastekirjanduspreemia, kannabki nime Hans Christian Anderseni lastekirjanduspreemia, mida hellitavalt kutsutakse ka väikeseks Nobeli kirjandusauhinnaks, kuna see on rahvusvaheline tunnustus, selline kõrgeim rahvusvaheline tunnustus, mida võib siis üks lastekirjanik või lasteraamatute illustraator saada. Ja selle auhinna patroon on siis Taani monarh. Kui natuke rääkida veel sellest, mida Hans Christian Andersen, milline tema eluolu oli või kes ta üldse selline oli, siis sündis täiesti tavalises peres. Väidetavalt tema isa arvas, et nad on pärit sellisest kõrgest soost või on kõrgklassist pärit, kuigi sellele tõendeid vettpidavaid ei ole leitud. Ja lapsena väidetavalt olla siis Hans Christian Andersenile väga palju muinasjutte ette loetud, eriti siis just 1001 ööst, mis pani mind mõtlema, et vast see üks põhjuseid võis olla, miks Hans Christian Andersen sinna muinasjutu maailmasse niimoodi ühel hetkel sattus. Kunagi, kui poiss oli alles noorukene, oli tal isegi soov tegelikult näitlejaks saada, aga kuningliku teatrisse teda ei võetud, mistõttu ta siis alguses tegutses natukene balletikoolis ning oli ka koorilaulja kuni häälemurdeni. Ja mis on veel huvitav on see, et ta tegelikult, kui tema perekond ei olnud tema vanemad ei olnud väga haritud, siis tegelikult Hans Christian Andersen ikkagi saavutas ja sai ka kõrghariduse, kuigi tema siis nooruspõlves avaldati tema loomingut pigem vähe ja siis tegelikult selline suurema populaarsuse ta saavutaski alles oma elu lõpuaastatel ja mõned sellised kuulsamad, kuigi need tõenäoliselt ei vaja tutvustamist. Kui sa juba kuulad seda minu podcasti, siis sa tõenäoliselt oled ise ka üsna suur muinasjutusõber, aga lihtsalt võib-olla sa ei tea nii palju neid või ei ole pannud kokku, et need muinasjutud on Hans Christian Anderseni poolt kirjutatud, siis ma mõned tooksin sulle välja. Kindlasti Pöialliisi, Väike merineitsi, Taanis on ju ka täitsa väikse merineitsi kuju Kopenhaagenis, Keisri uued rõivad, muidugi tänane lugu, Tütarlaps väävlitikkudega, Lumekuninganna, mis veel, Printsess Herne teral kindlasti, Vankumatu tinasõdur, väga sellised väga legendaarsed lood ja näiteks paljudest tema muinasjutudest on ju tehtud ka filme, ballette, näidendeid, mingeid muid selliseid interpretatsioone on ju. Ja näiteks ka Mets Luikedest, mida mina sulle täna jutustan, sellest on ka eestlased teinud 1987. aastal filmi. Vaatad täispikka filmi, peaaegu 86 minutit kestis ja minu meelest väga hea film. Mul oli vahepeal tegelikult täitsa meelest ära läinud, et eestlased sellise filmi on teinud ja kui ma nüüd siin seda tänast taskuhäälingut ette valmistasin, siis ühel hetkel mul lahvatas, et kuule, et sellest on ju film ka, täitsa Eesti film ja mul tuli meelde, kuidas ma seda lapsena vaatasin. Ma vist olengi seda tegelikult ainult ühe korra näinud, aga tekkis selline haiglane huvi, et tahan selle üles otsida ja uuesti vaadata. Minu meelest oli tegu väga armsa filmiga. Ja tänases muinasjutus siis Mets Luiged. Kõik muinasjutule sobivad elemendid on olemas. Meil on kurja ja hea võitlus, meil on maagilised numbrid, meil on 11 luike pluss nende luikede õde on ju 12 kokku, 12 siis kuninga
last, 11 poega, 1 tütar. Meil on olemas kuri võõrasema, kes käib väga palju üleüldse muinasjuttudest läbi. Meil on olemas kauged meretagused maad, maagia, maagilised unenäod, nõiad. Meil on tegelikult sellest muinasjutust tuleb tõesti kõik muinasjutule sobivad elemendid on siin olemas. Ja tänane podcast on ka üsna pikk, sellepärast, et see muinasjutt ei ole kõige lühem. Nii et ma loodan, et sa naudid seda, jõuad selle ühe kuulamisega ära kuulata, kui ei jõua, tule hiljem selle juurde tagasi. Ja ma tõesti arvan, et seda muinasjuttu on tõenäoliselt kuulnud väga-väga paljud. Aga taaskord on tore lugeda, on tore mõelda, kuidas mingisugused lood on tekkinud, kes need autorid on olnud ja Hans Christian Andersen ja tema looming tõesti ju me ei saa rääkida muinasjuttudest ilma, et meil tema nimi pähe ei kargaks. Igatahes, mõnusat kuulamist sulle ja kohtume vast juba järgmisel nädalal. Elas kord kuningas, kellel oli 11 poega ja 1 tütar. Printsid läksid kooli täht rinnas ja mõõk puusal. Nad kirjutasid kullast lehtedele teemandist pliiatsitega ja teadsid peast tarkusi nii hästi, nagu oleksid neid raamatust lugenud. Nende väike õde Elisa istus uhkel klaasist pingil ja vaatas pildiraamatut, mis maksis pool kuningriiki. Kuningapoegadel ja kuningatütrel oli õnnelik lapsepõlv, kuni kuningas otsustas uuesti abielluda. Ta valis endale ilusa kui tõele naise, kellele lapsed eriti ei meeldinud. Aega mööda seadis uus kuninganna asjad lossis nii, et ühtki kuninga last sinna enam ei jäänud. Printsess viidi elama metsa talunike juurde ja printsid kihutati lossist sootuks minema. Lennake laia maailma ja teenige endale ise leiba, käskis neid kuri kuninganna. Nende sõnadega muutusid printsid 11 võrratuks valgeks luigeks. Nad lendasid kluugates palee aknast välja üle pargi ja maandusid metsas. Aeg oli nii varajane, et Elisa veel magas, kui nad üle taluniku maja lendasid. Luikedest vennad lendlesid katuste kohal kaelu sirutades ja tiibu lehvitades, kuid keegi ei näinud neid. Nad olid sunnitud edasi lendama kõrgele pilvede kohale ja laia maailma. Nad maandusid ääretusse pimedasse metsa, mis ulatus välja mere äärde. Vaene väike Elisa elas edasi taluniku majas ja mängis rohelise lehega, sest tal ei olnud muid mänguasju. Ta tegi lehe sisse väikese augu ja vaatas päikest. Läbi augu vaadates tundus talle, nagu ta näeks oma vendade säravaid silmi ja soe päike meenutas talle vendade suudlusi põskedel. Päevad möödusid nagu kõik eelmised. Kui tuul puudutas hekiroose maja ees, küsis ta, kes küll saaks teist ilusam olla? Roosid raputasid pead ja vastasid, Elisa. Ja pühapäeval, kui vana naine luges ukseaugus raamatut, liigutas tuul selle lehti ja ütles, kes küll saaks sinust targem olla? Elisa, tunnistas raamat. Raamatu ja rooside jutt oli tõsi. Saanud 15-aastaseks, tuli Elisal kolida tagasi lossi. Ja nähes, kui kaunis printsess on neiust sirgunud, tundis kuninganna ta vastu põletavat viha. Ta oleks kõhklusteta ka tüdruku metsluigeks muutnud, kuid kuningas soovis oma tütart näha. Varahommikul läks kuninganna oma pesuruumi, mis oli tehtud valgest marmorist ja kaunistatud pehmete patjade ja kõige uhkemate vaipadega. Ta võttis 3 konna, suudles neid ja ütles esimesele. Kui Elisa end peseb, hüppa talle pähe, et ta muutuks sama jõuetuks kui sina. Teisele sõnas ta. Hüppa talle laubale, et muuta ta sama koledaks, kui sa ise oled, siis ei tunne isa teda ära. Ja 3. sosistas, lamada südamele, et teda valdaksid kurjad mõtted. Siis lasi kuninganna konnadel hüpata selgesse vette, mis kohe rohekaks muutus. Ta kutsus Elisa, käskis tal end lahti riietada ja vanni ronida. Kui Elisa vette läks, kinnitas 1 konn end tema juustesse, teine laubale ja 3. südame vastu. Kuid printsess ei paistnud seda tundvat ja kui ta püsti tõusis, ulpis vees 3 punast mooni. Tüdruk oli nii süütu ja hea, et nõia kunstil ei olnud tema üle võimu. Seda nähes määris kuninganna Elisat pähkli puukarva peitsiga, mis muutis ta tumepruuniks, pani ta kaunisse näkku jubedat salvi ja sasis ta juukseid.
Kaunist Elisat ei olnud enam võimalik ära tunda ja kuningas oli tütart nähes šokis. Printsessi tajusid vaid valvekoer ja pääsukesed. Vaene Elisa nuttis ja mõtles oma 11 vennale, kes olid kõik kadunud. Raske südamega lahkus ta paleest ja uitas sihitult terve päeva ringi, kuni jõudis lõpuks piiritu metsani. Ta ei teadnud, kuhu minna, tundis vaid sügavat kurbust ja soovi olla oma vendadega koos, mis peale otsustastagi nad üles otsida. Saabus öö. Kuna aga ühtegi teed ei olnud näha, heitis Elisa pehmele samblale puhkama. Valitses täielik vaikus. Õhk oli soe ning 100 jaanimardikad särasid rohul ja samblal nagu roheline leek. Kui ta puudutas õrnalt üksikut oksa, lendasid sätendavad putukate ümber nagu langevad tähed. Terve öö nägi ta unes oma vendi. Nad olid jälle lapsed ja mängisid koos, kirjutasid kullast lehtedele teemantpliiatsitega ja vaatasid tüdruku pildiraamatut, mis oli maksnud pool kuningriiki. Kuid enam ei kirjutanud nad tehteid ega ülesandeid nagu varem. Ei. Nad kirjutasid üles oma vägevad teod ja kõik, mida nad olid näinud ja kuulnud. Isegi pildiraamat ärkas ellu. Linnud laulsid ja inimesed jalutasid raamatulehtedelt välja Elisa ja ta vendadega jutustama. Kuid lehte keerates hüppasid nad tagasi oma kohale. Kui tüdruk ärkas, oli päike juba kõrgel. Sihvakate puude põimunud oksad varjasid valguse, kuid kiired mänglesid ta kohal nagu särav kuldne võrk. Õhus oli tunda magusat roheluse lõhna ja linnud tulid nii lähedale, et oleksid võinud teda puudutada. Ta kuulis paljude allikate vee voolamist, mis kõik suubusid kauni liivase põhjaga järve. See oli aga piiratud tiheda põõsastest müüriga. Kuid hirv oli teinud müüri augu, kust Elisa vee äärde pääses. Järv oli nii selge, et kui tuul ei oleks põõseid liigutanud, oleks tüdruk arvanud, et need on maalitud järve põhja. Iga leht peegeldus veepinnalt tagasi. Kui Elisa veepeeglist oma nägu vaatas, ehmus ta, avastades selle nii tumeda ja koledana, kuid oma peent kätt märjaks tehes ning kulme ja silmi hõõrudes ilmus uuesti välja tema kaunis nägu. Ta võttis riided seljast ja hüppas vette. Kogu maailmas ei olnud ühtegi teist nii armsat kuningatütart kui Elisa. Ta riietas end, tegi juustesse patsi ja jõi säravast allikast kosutavat vett. Tüdruk uitas sihitult sügavamale metsa, mõeldes oma vendadele. Oli nii vaikne, et ta kuulis jalge all iseenda samme ja kuivade lehtede sahinat. Näha ei olnud ühtki lindu ja suured oksad ei lasknud ühelgi päikesekiirel neist läbi tungida. Puud kasvasid nii lähestikku, et otse ette vaadates tundus, nagu ümbritseks teda kõrge ja tugev tara. Elisa ei olnud kunagi varem sellist eraldatust tundnud. Jällegi saabus öö, kottpime öö. Nii kaugel metsas ei olnud ka lehtede sees ühtegi jaanimardikat ning tütarlaps heitis rusutult magama. Ta lohutas end mõttega, et küllap saatus talle ükskord halastab ja õige suuna ehk edasiminekuks kätte näitab. Hommiku saabudes sammus ta unest kosutust saanuna edasi. Neiu kohtas siis aga vana naist, kellel oli korvi täis marju, millest ta veidi printsessile andis. Elisa küsis, kas naine on ehk silmanud 11 printsi läbi metsa ratsutamas. Ei mäleta, ütles naine, kuid ma nägin eile 11 luike, kes kandsid kuldseid kroone. Nemad ujusid siin lähedal jões. Ta juhatas Elisa künka otsa, mille teisel küljel lookleski jõgi. Tüdruk tänas viisakalt ja jättis naisega hüvasti ning otsustas piki jõekallast avamere poole sammuda. Noore tüdruku ees laius kogu kaunis meri, kuid ta ei näinud ühtki purri ega paati. Kuidas ta peaks nüüd edasi minema? Ta vaatas arvukaid kiverannas ja nägi, kui ümaraks oli meri nad silunud. See voolab väsimatult ja seetõttu muudab nii tugevad asjad siledaks, arvas ta. Pean olema sama vapper. Tänan teid juhatuse eest, selged loksuvad lained. Mu süda ütleb mulle, et ühel päeval kannate te mind mu vendade juurde. Märja adru vahelt leidis Elisa 11 valget luigesulge. Veetilgad särasid nende peal, kui ta need kimbuks sidus ja kaasa võttis. Ei tea, kas olid need mereveepritsmed või hoopis pisarad. Kaldal oli väga üksildane, kuid tüdruk ei hoolinud sellest, sest pidevalt muutuv meri andis talle seltsi. Paari tunni jooksul muutus see rohkem kui järved kogu aasta jooksul. Kui taevas oli kaetud mässavate pilvedega, tundus merepind kahisevat. Ka mina võin mässata.
Siis puhus tuul ja lained tõstsid oma valged harjad kõrgele. Kui tuul vaibus ja pilved muutusid punaseks, nägi meri välja nagu roosi kroonleht. Vahel tundus meri valge ja vahel roheline, kuid ka rahulikuna peksid lained õrnalt vastu kallast, kus vesi tõusis ja langes. Päikseloojangul märkas Elisa 11 kuldsete kroonidega valget luiki kalda poole lendamas. Nad lendasid üksteise taga ja näis nagu hõljuks taevas valge lint. Elisa ronis üles ja peitis end põõsa taha. Luiged maandusid tema lähedal ja lehvitasid oma kauneid valgeid tiibu. Kohe kui päike loojus, viskasid luiged oma suled maha ja muutusid 11 kauniks printsiks, tüdruku vendadeks muidugi. Kuigi nad olid palju muutunud, teadis Elisa oma südames, et ta ei eksi. Ta kilkas rõõmust, jooksis nende käte vahele ja kutsus neid kõiki nimepidi. Printsid olid oma väikest õde nähes väga õnnelikud. Nad tundsid ta kohe ära, kuigi ta oli kasvanud pikemaks ja kaunimaks. Nad naersid ja nutsid ning mõtlesid alles nüüd kogu selgusega, kui julmalt nende kasuema oli neid kohelnud. Me oleme sunnitud metsluikede kujul ringi lendama, kuni päike taevas on, sõnas vanim vend. Kui see loojub, saame me korraks uuesti inimese kuju. Seega peame päikese loojanguks leidma paiga maandumiseks. Kui me loojangu hetkel pilvede vahel lendaksime, kukuksime tagasi maale. Me ei ela sellel rannikul. Kaugel mere taga on veel üks maa, kuid sinna jõudmiseks peame ületama avara ookeani. Teel ei ole ühtegi saart, millel saaksime öö veeta. On vaid üks väike kivi mere keskel. Mahume sinna üksteise kõrvale hädavaevu ära ja kui meri mässleb, löövad lained meie kohal kokku, kuid siiski oleme õnnelikud, et see kivigi olemas on. Ilma selleta ei saaks me tagasi oma kallile kodumaale. Lend kestab aasta 2 pikimat päeva. Saame kodumaale tulla vaid sel ajal aastas ja me ei julge jääda kauemaks kui 11 päevaks. Lennates üle metsa näeme isapaleed ja kõiki tuttavaid paiku selle ümber. Isegi puud ja põõsad on meile kodused. Siis jooksevad metsikud hobused üle väljade nagu meie lapsepõlves ja söepõletaja laulab samu laule, mille järgi me väiksena tantsisime. See on meie kodumaa. See kutsub meid enda juurde ja siit, kallis õde, leidsime taas sinu. Me võime jääda veel 2 päevaks, kuid siis peame lendama tagasi kaugele maale. Kuidas me küll saaksime su kaasa võtta? Meil ei ole laeva ega paati. Kuidas ma saaksin teid päästa, küsis õde, ja nad rääkisid kogu öö, magades vaid paar tundi. Hommikul ärkas Elisa luigetiibades ahina peale. Vennad, taas nõiutud, tiirutasid tüdruku ümber, kuni kadusid silmist. Kõige noorem vend pakkus tüdrukule päevaks seltsi. Ta pani oma pea tüdruku rinnale ja Elisa paitas luigetiibu. Nad veetsid kogu päeva koos ja õhtul tulid tagasi ka teised vennad. Kohe, kui päike loojus, võtsid nad uuesti inimese kuju. Homme, ütles üks vendadest, peame tagasi lendama ja ma ei julge naasta enne aasta möödumist. Kuid me ei saa sind siia jätta. On sul piisavalt julgust, et meiega kaasa tulla? Mu käsi on nii tugev, et suudan su läbi metsa kanda. Seega on meie kõigi tiivad piisavalt tugevad, et sind üle mere kanda. Jah, palun võtke mind kaasa, ütles Elisa. Nad veetsid kogu öö, punudes paindlikust pajukoorest ja tugevatest kõrtest võrku. Elisa istus sellele ja kui printsid päikesetõusul taas luikadeks muutusid, tõstsid nad võrgu oma nokkade vahele ja lendasid koos oma kalliaega kõrgele taevasse. Luiged lendasid kogu päeva nagu läbi õhu vihisevad nooled, kuid kuna nad pidid kandma ka oma õde, lendasid nad aeglasemalt kui muidu. Öö oli lähenemas ja ka torm tõusmas. Elisa vaatas õudusega loojuvat päikest, sest üksikud kivi ei paistnud kusagil. Talle tundus, et luiged peksid oma tiibu aina meeleheitlikumalt. Tema pärast ei saanud nad kiiremini lennata. Kohe, kui päike loojub, muutuvad luiged meesteks ja nad kõik kukuvad vette. Mustad pilved kogunesid taevasse ja tugevad tuuleilid teatasid tormi tulekust. Tormipilved kogunesid nende ümber ühe kohutava lainena ja neile järgnesid välgusähvatused. Siis puudutas päike silmapiiri. Elisa süda peksles, kui luiged maa poole sööstsid. Pool päikest oli mere taga, kui ta õnneks väikest kivi silmas. Päike loojus väga kiiresti, see oli sama väike nagu täht, kui Elisa jalad maad puutusid. Peagi kustus päike nagu viimane säde põleval paberil. Ta nägi oma vendi seismas üksteise kätest hoides. Nad mahtusid vaevu kivile. Lained peksid vastu kivi ja pritsisid neid märjaks. Taevas oli pidevatest sähvatustest valge ja iga välgu noole järel kärgatas kõu. Õde ja vennad ühendasid käed ja laulsid laulu, mis neid lohutas ja julgust andis. Koidikul oli taevas selge ja rahulik.
Kohe, kui päike tõusis, lahkusid luiged kivilt ja lendasid koos Eliisaga edasi. Nad lendasid nii kõrgel, et valge vaht rohelistel laintel nägi välja nagu miljonid vees ujuvad luiged. Kui päike tõusis kõrgemale, nägi Eliisa enda ees mägist maad, mis hõljus pooleldi õhus. Mäged ja tipud olid kaetud särava jääga ja nende keskel kõrgus kilomeetri pikkune loss. Allpool kõikusid tuules palmipuud ja õitsesid kaunid veskikivide suurused lilled. Eliisa küsis, kas nad suunduvadki selle maa poole, kuid luiged raputasid pead. See, mida tüdruk nägi, oli kaunis ja muutuv Fata Morgana saar. Ükski surelik ei saa sinna siseneda. Kui Eliisa saart uuris, kadusid mäed, palmid ja paleede silme all ja nende asemele tekkisid 20 samasugust uhket kirikut, kõrgete tornide ja teravatippuliste akendega. Ta arvas, et kuuleb orelimängu, kuid see oli ookeani hääl. Kui ta kirikutele lähenes, muutusid need laevastikuks, mis purjetasid ta all. Kui ta aga uuesti vaatas, nägi ta vaid mereudu üle vee liikumas. Nii nägi ta palju erinevaid kujutisi, kuni silmas viimaks maad, kuhu nad suundusid. Kaunid sinised mäed, kaetud seedripuudega kõrgusid ta ees. Nende külgedel paistsid linnad ja paleed. Enne päikeseloojangut istus ta mäeküljel suure koopa ees, mille põrand oli kaetud roheliste ronitaimedega. Vaatame, mida sa täna siis unes näed, ütles noorim vend talle magamiskohta näidates. Ma soovin näha seda, kuidas teid päästa, vastas õde. See mõte täitis ta ning ta soovis seda nii siiralt, et palve kandus edasi unne. Talle tundus, nagu ta lendaks üle Fata Morgana pilve paleesse. Haldjas, kes talle vastu tuli, oli kaunis ja särav, kuid meenutas ka vana naist, kes talle metsas marju andis ja kuldkroonidega luikedest rääkis. Sinu vendi saab päästa, sõnas Haldjas, kui sul on julgust ja püsivust, et seda teha. Merevesi, mis muudab rohmakate kivide kuju, on sinu õrnadest kätest pehmem, kuid ei tunne seda valu, mida sinu sõrmed saavad tundma. Veel ei ole südant ja seega ei kannata see äng ja südamevalu, mida sina pead kannatama. Kas näed seda kõrvenõgest mu käes? Koopa ümber, kus sa magad, kasvab neid palju. Ainult neid ja kiriku aias kasvavaid võid sa kasutada. Jäta see meelde. Neid tuleb sul korjata, kuigi su kätele tekivad villid. Purusta nõgesid oma jalgadega ja saad lina, millest pead ketrama ja kuduma 11 pikkade varrukatega rõngassärki. Kui viskad need 11 luige peale, siis needus murdub. Kuid pea meeles, sellest hetkest, kui sa tööd alustad, kuni hetkeni, mil lõpetad, ei tohi sa rääkida. See võib võtta aastaid. Sinu vendade elu on sinu kätes. Ta puudutas Eliisa kätt nõgestega, mis kõrvetasid printsessi õrna nahka ja äratasid ta üles. Päike oli juba kõrgel ja tüdruku magamispaiga läheduses kasvas täpselt selline nõges, mida ta unes oli näinud. Tütarlaps oli õnnelik ja lahkus koopast, et alustada oma ülesannet. Oma pehmete kätega haaras ta kohutavatest nõgestest, mis kõrvetasid nagu tuli. Ta kätele tekkisid suured villid. Ta purustas paljasti jalgadega iga nõgese ja ketras rohelist lina. Kui vennad päikeseloojangul naasid, kohutas neid Eliisa vaikimine. Nad kartsid, et see on kurja kasuema uus nõidus, kuid nähes tüdruku käsi, said nad aru, et ta töötab nende päästmise nimel. Noorim vend nuttis ja tema pisarad leevendasid Eliisa kätelt valu ja villid paranesid. Tüdruk rassis kogu öö, tahtmata puhata enne, kui on oma vennad needusest vabastanud. Kogu järgmise päeva, kui luiged olid läinud, istus ta üksinda, kuid aeg ei olnud kunagi kiiremini möödunud. Üks särk oli valmis ja ta asus järgmist tegema. Siis kuulis Eliisa mäeküljel jahisarve häält. Ta kartis, sest hääl tuli aina lähemale, kuni oli juba lausa koerte haukumist kuulda. Hirmunult jooksis ta koopasse, haaras oma korjatud ja kootud nõgesid ning istus nende peale. Kohe varsti ilmus tihnikust suur koer, kellele järgnesid ka teised valjusti haukudes ja ringi joostes. Peagi seisid koopasuu ees kõik jahimehed. Neist kõige kaunim oli selle maa kuningas, kes oli Eliisa juurde tulnud. Ta ei olnud mitte kunagi varem näinud nii ilusat naisterahvast. Hea tütarlaps, kõnetas ta neidu. Kuidas sa küll siia sattusid? Eliisa raputas pead, sest ta ei julgenud rääkida. Tema vendade vabadus ja elu sõltus sellest ning ta peitis oma kannatuste varjamiseks käed põlle alla. Tule minuga kaasa, ütles kuningas. Sa ei saa ju siia jääda. Kui sa oled sama hea südamega kui kaunis, siis riietan ma sind siidias ametisse. Asetan su pähe kuldse krooni ja luban sul elada kõige uhkemas palees. Selle peale tõstis ta puikleva tüdruku oma hobusele ja ratsutas läbi metsa lossi poole.
Päikeseloojangul laiuski nende ees kuninga tornide ja kuplitega linn. Kuningas viis Elisa oma paleesse, kus kõrgetes marmorsaalides helisesid purskkaevud ning seinad ja laed olid kaunistatud maalidega. Kuid tüdrukut valdas selline kurbus, et ta ei märganud teda ümbritsevat. Ükskõikselt lasi ta naistel end uhketesse rõivastesse riietada, pärlidki juustesse põimida ja pehmed kindad üle oma villis kätte tõmmata. Ta nägi välja nii säravalt kaunis, et kogu õukond kummardas ta ees veelgi sügavamalt ja kuningas valis ta oma naiseks. Kuigi peapiiskop raputas pead ja sosistas, et see armas metsaneitsi on tõepoolest nõid, kes olevat nad oma võluga pimestanud ja kuninga südame varastanud. Kuid kuningas ei pannud seda tähele. Ta käskis mängida muusikat ja serveerida kõige kallimaid toite. Neiule näidati magusalt lõhnavaid aedu ja võrratuid saale, kuid miski ei pannud ta huuli naeratama ega silmi särama. Kurbus oli ta üle täielikult võitu saanud. Mõne aja pärast avas kuningas ukse väiksesse kambrisse, mis oli ühenduses nende magamistoaga. Tuba oli kaetud kaunite roheliste tikanditega ja nägi välja täpselt selline nagu koobas, kust kuningas tüdruku leidnud oli. Põrandal oli lina, mille tüdruk oli nõgestist kedranud ja laes rippus särk, mille ta oli juba valmis saanud. Üks jahimees oli need endaga kaasa võtnud. Siin võid sa mõelda, et oled uuesti kodus, ütles kuningas Elisale. Siin on töö, mida sa seal tegid ja võib-olla tahaksid sa vahel siin suursugususe keskel mõelda tagasi nendele aegadele. Kui Elisa nägi neid südamelähedasi asju, läksid ta suunurgad ülespoole ja veri tuli tagasi ta põskedele. Ta nägi lootuskiirt, et päästa oma vennad, mistõttu suudles tänulikult kuninga kätt. Mees kallistas tüdrukut ja käskis kiriku kelladega kuulutada välja nende pulmad. Kaunis tumm tüdruk metsast pidi saama kuningannaks ja ta silmadest paistis armastus hea ja ausa kuninga vastu. Iga päevaga kiindus ta kuningasse aina enam ja enam, kui ta vaid saaks mehele rääkida, mis tal ometi südamel oli. Kuid ta pidi jääma tummaks ja ülesande vaikuses täitma. Öösel lahkus ta mehe kõrvalt oma väikesesse kambrisse, mis meenutas koobast ja seal kudus ta ühe särgi teise järel. Kuid jõudes 7. ei olnud tal enam piisavalt lina. Ta teadis, et nõgesid, mida ta kasutada saab, kasvasid ka kirikaias, kuid ta pidi need oma kätega korjama. Kuidas küll? Elisa hiilis kuu valguses aeda ja kõndis mööda pikki alleesid ja tühja tänavaid kirikuaeda. Ta korjas kõrvenõgesed ja viis need lossi. Ta nägi vaid üks mees, peapiiskop, kes oli üleval, kui teised magasid. Nüüd oli ta oma kahtlustele tõepõhja saanud. Kuningannal oli midagi viga. Ta oli nõid ja nii oli ta tüsanud kuningat ja kogu rahvast. Ta veenis selles ka noort kuningat. 2 suurt pisarat veeres kuninga põski mööda alla, kui ta läks kahtlus südames koju. Sel ööl teeskles ta magamist, sest ei saanud rahulik und. Ta vaatas, kuidas Elisa voodist välja ronis. Igal ööl nägi ta tüdrukut tõusmas. Järgnes talle vaikselt ja märkas teda oma privaatsesse tuppa minemas. Päev päeva järel muutus korts kuninga kulmude vahel sügavamaks. Elisa märkas seda, kuid ei saanud aru, miks. See tegi teda ärevaks ja mure tema südames kasvas veelgi. Kuumad pisarad langesid ta kuninglikule purpurpunasele sametkleidile. Need särasid nagu teemandid ja kõik, kes seda nägid, imestasid. Vahepeal oli Elisa oma töö aga peaaegu lõpetanud, vaid üks särk oli pooleli, kuid tal sai taas lina otsa. Ühtki nõgesti olnud enam alles. Veel korra peab ta minema kirikuaeda ja korjama paar peotäit. Ta kartis üksildast jalutuskäiku, kuid ta tahtejõud oli raudne. Kuningas ja peapiiskop järgnesid talle. Nad nägid tüdrukut kadumas läbi kirikuaia raudväravate, kuid ei julgenud talle sinna järgneda. Raske südamega arvas kuningas, et tema naine tegeleb tumedate jõududega ja pidas targemaks ta luku taha panna. Ta viidi uhkest ruumist ja pimedasse ja niiskesse vangikongi, kus hulgus tuul trellide vahel. Siidi ja sameti asemel anti talle padjaks needsamad nõgesed, mille ta oli korjanud ja tekiks nõelavad rõngassärgid, mida ta oli kudunud. Kuid just need asjad tegid Elisa õnnelikuks. Ta asus taas tööle. Ühel õhtupoolikul kuulis ta akna lähedal luige tiivasahinet. See oli noorim vend, kes oli tüdruku lõpuks leidnud. Elisa nuttis rõõmust. See öö võis küll jääda tema viimaseks, kuid ülesanne oli peaaegu täidetud ja ka vennad olid lähedal. Elisa viimastel tundidel tuli talle seltsiks peapiiskop. Nii oli mees kuningale lubanud. Kui tüdruk raputas pead ning kasutas näoilmeid ja viipeid ning palus piiskopil lahkuda. See oli ta viimane võimalus ülesanne lahendada. Väikesed hiired jooksid mööda põrandat ja tõid talle nõgeseid, et teda kuidagigi aidata.
ja Rastas istus ta aknatrellide juurde ning laulis kogu öö rõõmsameelselt, et tüdrukule jõudu anda. Varajasel koidikul, kui päikesetõusuni oli veel jäänud tund, läksid 11 venda paleeväravate juurde kuningat nõudma. Neile öeldi, et see on võimatu, oli veel öö. Kuningas magas ja teda ei tohtivat segada. Nad palusid ja ähvardasid nii valjusti, et valvurid tulid välja ning isegi kuningas jooksis vaatama, mis sellist kära küll ometi põhjustab. Kuid sel samal hetkel tõusis päike ja 11 venda kadusid. Nähti vaid 11 luike üle palee lendamas. Liisa riietati karedasse kotiriidesse ja talutati vanglast välja. Oli aeg kohtuotsuseks. Neiu imelised pikad juuksed raamisid lahtiselt ta kaunist nägu. Ta põsed olid kahvatud, huuled liikusid vaikses palves ja käes hoidis ta rohelist lina. 10 särki lebas ta jalge ees ja ta lõpetas 11. Rahvamass lähenes, et ta tööd hävitada, kuid enne tüdrukuni jõudmist maandusid 11 luiki ja moodustasid ringi vankri ümber. Rahvas tõmbus hirmunult eemale. See on märk ülevalt, on süütu, sositasid paljud, kuid keegi ei julgenud seda valjust öelda. Liisa viskas kiiresti 11 särki luikede peale, kes muutusid kohe 11 kauniks printsiks, kuid noorimal vennal oli ühe käe asemel luigetiib, kuna ta särgil puudus varukas. Liisa ei olnud jõudnud seda lõpetada. Nüüd, hüüdis ta õnnelikult, saan ma lõpuks rääkida. Kõik, kes juhtunud nägid, kummardasid ta ees, kuid pingutus, ahastus ja kannatamine olid noore naise jaoks kurnavad ja langes jõuetuna vendade käte vahele. Vanim vend rääkis kõigest, mis oli juhtunud ja sel ajal, kui ta rääkis, täitis õhku miljoni roosi lõhn. Seal seisis kõrge hekk, mida oli kaetud punaste lõhnavate roosidega. Kõige tipus säras üksik valge lill nagu täht. Kuningas noppis selle ja asetas Liisa südamele. Tüdruk tõusis, südames rahu ja rõõm. Kõik kirikukellad hakkasid iseenesest helisema ja taevas oli täis linde. Paleesse naasti kõigi uhkemas rongkäigus, mida eales oli nähtud. Ja nad kõik elasid õnnes ja üksmeeles elu lõpuni. Aitäh, et kuulasid podcasti Müüdid ja muinasjutud. Kohtume juba järgmisel reedel. Kuulmiseni!